miks ma kandideerisin? Soovisin anda enda panuse Eesti või siis Isamaa arendamisse, et see on patriootlik panus, mingisugune missioonitunne nagu, et kuna mulle on antud, siis nende, kellele on antud, need peavad ka jagama. Et muidugi nii naiivsed kujutelmad nagu arenevad siis selle töö käigus, et praeguseks on juba palju selgemaks saanud, et miks ma mida teen. Et ma ei muuda nagu tervet haridussüsteemi 2 aastaga või ma ei teegi nüüd füüsikaõpet paremaks või tööta mingeid imemeetodeid välja, kuidas kõik järsku saavad füüsika selgeks, vaid et ma muudan nende inimeste elusid, keda ma konkreetselt siin klassi ees näen. Praeguses Eestis ma arvan, et õpetaja tööd ei saa ainult raha pärast teha. Kui sa oled piisavalt täiskasvaniks, siis sa suudad näha ka rahast natuke kaugemale, et mille pärast sa neid asju teed. Mikrosid kilodeks või vastu? Keskkoolist alates ma olen nagu mõelnud, et esimene kursus füüsikat, see on kõige raskem asi, mis ma elus olen teinud, siis ma ütlesin teisele kursusele, et ei, see esimene kursus oli käkki tegu, et teine kursus on kõige raskem asi, mis ma olen teinud. Siis mis ma olen elus teinud, siis kolmandale kursusele jõudes siis ikkagi veindi ümber, et ei, et see 3. kursus on kõige raskem asi, mis ma olen teinud ja kui füüsika bakalaureus läbi sai, et siis nüüd sellele järgneva aasta, et ei, see on kõige raskem asi, mis ma olen teinud, et see nagu pidev väljakutse nagu tohutult arendab seda mõtlemist, et mis sulle tegelikult on oluline ja millele sa pead siis oma väärtusliku aja nagu keskenduma. No muidugi see, et sa pead 38 tundi 24 sisse mahutama, et see on selle oskuse omandab igaüks, kes on 1 aasta õpetanud vähemalt üldhariduskoolis täiskoormusega. Miks noored kooliõpetaja on väga hea olla, on sellepärast, et esimene aasta sul on nagu, ma ei saa öelda maailma parim tugi, aga sellepärast, et noored kooliorganisatsioon on ka mujal riikides sarnaseid, aga võrreldav nagu maailma tasemel tugi, kes aitab siin ükskõik mis, kui raske sul nagu hetkel on nagu, või kui hästi sul läheb, et sa saad nagu järjest paremaks, et see ja emotsionaalselt on väga oluline, et sul oleks nagu enda sarnaseid, kellega nagu ennast kõrvutada. Et lennukaaslased elavad nagu täpselt sama asja läbi, et siis on väga lihtne ennast kõrvutada ja mehed ei nutta, aga piltlikult öeldes elal nutta siis. Võrreldes eelmine aasta sama ajaga on kindlasti palju lihtsam, et ma olen rahulikum ja nagu see arenguhüpe on nagu kõigile tajutav. Need, keda ma õpetan võib-olla teist aastat, et võib-olla ei suhtu sellesse õppeainesse nii vaenulikult kui võib-olla varem. Võib-olla väga paljudele ei meeldi mõni õppeaine sellepärast, et õpetaja ei ole nii hea, aga ma arvan, et vähemalt nüüdseks on, kui neile füüsika ikka ei meeldi, siis õpetaja ikka vähemalt meeldiks. Õpetajak on ikka väga tore õpetaja, et temast saab väga hästi aru ja kõik tunnid on huvitavad, katsed, teeme katseid ja igasuguseid õppimisviise on, ma arvan, et väga tore. Näiteks seal on küsimus tahvlil, see, kes kõige paremini ära vastab, saab hea hinda.